Eesti laulu- ja tantsupidu kuulub UNESCO maailmapärandisse. Ühtelaulmise võimast tunnet teatakse nii Eestis kui ka laiemalt välismaal. Seda tunnet teavad ka 3 saksa noort, kes on aasta ajaga ära õppinud eesti keele ning laulavad juba varsti siinsamas laulukaare all Mu isamaa on minu arm. Elisabeth, Sirja ja Alfred Heinz on 17-aastased ning tulid Saksamaalt Eestisse möödunud aasta augustis. Kui nad noored jõudsid siia YFU õpilasvahetuse programmi kaudu. Kuigi kõik 3 õpivad praegu erinevates koolides, siis neid ühendab kirg laulmise ja eesti keele vastu. Kõigepealt ma nägin kuulutus Facebookis ja siis lihtsalt läksin kooris ja minu dirigent küsis mulle siis, kas ma tahan ka Tallinna Ülikooli meeskooris lauda ja siis lõpuks ma laulsin 3 kooris. My teachers asked me too if I just want to participate as I'm already part of the choir and ma mängin klaverit ja flöötid ning marsin ka paraadil oma muusikakooli, Tallinna muusikakooliga. Ma juba laulsin Saksamaal kooris ja ma juba mängisin orkestris Saksamaal ja ma olen siin UFOga Music Plus programmis. Kui noored saabuvad siia, et siis kõigepealt me tervitame neid sellisel vahetusaastat sissejuhataval seminaril. Ja seal juba räägime natukene Eesti kultuurist, tutvustame rahvatantse, anname maitsta kama ja kiluvõileiba ja siis loomulikult räägime, et selline suur sündmus on meil järgmisel suvel aset leidmas, nagu tantsu- ja laulupidu ja kui nende koolis on vähegi võimalik kooriga liituda või siis tantsutrupiga, et siis utsitame neid kindlasti seda ka tegema. Eesti laulupeo traditsiooni väljakujunemisel on oma roll ka Saksamaal. Nimelt olid 18. sajandil Saksamaa pea igas külas oma lauluseltsid ning Johann Woldermann Jansen õhutas eestlasi ka koos laulma. Eestlased ongi jäänud koos laulma, kuid Saksamaal praegu niivõrd suurt pidu ei toimu. Meil tuleb iga aasta siia circa 40 noort ja sellel aastal ongi siis selline olukord, et iga 3. noor osaleb siin meil laulu- ja tantsupeol. Et osalevad nad siis kas koori liikmetena või siis tantsijatena, aga mõned on siia tulnud ka pilli õppima ja saavad siis orkestri ridades üles astuda. Ma laulsin minu kooris Bratislavas detsembris ja me laulsime seal ka Mesipuu. Ja nii ma tunnun selle jaoks väga hea, sest see oli laul, kus kõik teised teist riigist said aru, et see on oluline eestlastele. Minu lemmiklaul on Mu isamaa on minu arm, see on väga ilus laul and you really can feel the emotion how the Estonians are into that song and really feel like the holiness and the emotion in that song, what it means for Eestimaa. Kuigi eesti keel on võrdlemisi keeruline, siis see agareid noori ei heidutanud. Vastupidi, motivatsioon keelt õppida oli veelgi suurem. Ma juba laulsin teised keeles, ma juba laulsin Norra keeles, ma juba laulsin rootsi keeles, ma juba laulsin ladina keeles, see ei ole raske asi mulle. Nüüd eesti keeles see ei ole probleem, sest sa saad lihtsalt seda õppida ja laula jaoks ma laulsin juba Saksamaa kooris, aga laulupeo laulud on nii keeruline harmooniad või mitte keeruline, aga nii ilus ja sa oled seda mitte kunagi ei kuulnud enne ja see on natuke keeruline, aga ka väga ilus. With the songs you have the right rhythms and everything, you can really understand the songs what you're talking about and sing them good and it's not that hard then anymore to study them. Proovid algavad vähem kui nädala pärast ja nii Elisabeth, Sirja kui ka Alfred Heinz on väga põnevil. Saksamaa on suur riik ja meil on need ka, aga mitte nii, et kõik sakslased tulevad seal. See on rohkem regionaalsem, meil on seda Ida-Saksamaal või Põhja-Saksamaal, aga mitte kõik Saksamaal, nagu siin on Eestis. Ma elan Põhja-Saksamaal, aga see ei ole traditsioon või laulupidu või tantsupidu, aga see on nädalavahetus Andejade. See on väga suur event, aga ei ole tantsupidu või laulupidu sama. Ma arvan, et see on päris hea üritus vahetusaasta lõpus, siis
sest siis jälle võib-olla me tundme, et nagu me oleme natuke eestlased ja ma arvan, et see on väga ilus tundus siis lõpus. From the laulupidu, I expect great memories and great experiences. You know, like singing in such a big choir. I've never done that before, and I think it's a great experience, especially to like make a good ending at the exchange year. Ma arvan, see kokku tuleme meile. Nii palju lauljad laulavad koos, ma arvan. See on nii asi mulle.